Ja tere taas tulemast Ortonomi aiapäeviku lehele. Hirmus hea meel on teid siin näha. Ja mul on nii hea meel tänada kõiki neid inimesi, kes on selle eestikeelse YouTube'i kanali üles leidnud ja tulnud ka selle kanali tellijaks. Sest ainult sellepärast ma viitsingi neid igapäevaseid aiandustoiminguid üles filmida ja teiega ka jagada. Kuna aprilli ilm on meil üsna heitlik, siis täna oli eriti jahe, siis ma jäingi täna just tuppa mingeid toimetusi tegema. Ja vajavad ümber pikeerimist ja potistamist just mõned suvelilled. Ja hea on, et täna ilm jahe oli, sest muidu oleks veel rohkem edasi lükkunud. Aga nagu näha on, isegi kui ma olen üritanud teha üsna hõredat külvi, siis pole see mul hästi õnnestunud, nii et täna tuleb kindlasti nende suvelilledega tegeleda. Ja kui jäävad pikeerimisjäägid, siis need lähevad tõenäoliselt taimevahetusse ja leiavad sealt endale uue õnneliku omaniku. Ma mingil määral iga kevad kasvatan suvelilli ette, mida siis ma istutan püsilillede vahele, aiakastidesse ja majaseina äärde ja igale poole mujale. Esimest korda sel aastal ma kasvatan tumbergiat, et ma olen alati mõelnud, et ma lähen ostan need paar taime endale aiandist. Aga kui mina aiandisse jõuan, on nad alati otsas. Nii et ma sel aastal ma tellisin Horticumi e-poest endale seemned juba varakult valmis. Ja kuna mul on vaja ainult paari taime, siis sellised taimed ma külvasin Jiffy turbatablettidesse. Need tulevad selliste väikeste tablettidena ja kui nad panna toasooja vette, siis tegelikult üsna ruttu nad ilusti paisuvad üles ja siin on juba see külviauk ka olemas, nii et on väga lihtsaks tehtud. Ja siin need tumbergiad mul ka on just kosunud, et see konkreetne komplekt tuli ka koos sellise alusega. Ja siin oli väike selline kate ka peal, et see Kiisu, kes meil siin elab, tema esimene uudishimu sai ka tänu sellele ära tõrjutud. Ja ühe tumbergia ma juba potistasin ära ka, aga mul on 2 tükki veel ja nemad saavad ka täna ilusti potistatud. Nii et mul on siin 9 sentimeetri läbimõõduga topsid ja ma potistan nad Horticumi külvimulda. Sellepärast, et ma olengi tegelikult kõik külvid sel kevadel teinud selle sama Horticumi külvimullaga ja mul ei ole olnud mitte ühtegi probleemi. Nii et samamoodi ma jätkan ja ka potistan need taimed siia Horticumi külvimulda. Aga selle Jiffy tabletiga on selline lugu, et ta on hirmus hea ja lihtne ja ma ütleks, et see tumbergia taimeke on päris kena. Ma natukene juba kärpisin ka nende latvu, et näha, et ilusti hakkaks harunema ja läheks tihedaks taimeks. Aga see materjal, mis siin ümber on, mis seda tableti ühes tükis hoiab, teda ma nüüd natuke siin sõrmedega lõhun ja mulle vaatavad otsa ka siit ilusad valged juured. Täpselt see, mida ma siin näha tahangi. Nii et ma sõrmede vahel natukene lõhun seda kangast lahti. Kes tahab, et muidugi sellega täitsa ära võtta, aga kindlasti peab seda avaramaks tegema, et juured siis pääseksid rohkem välja. Eriti siit alt siis, eks ole, et ei tuleks juure keerdu. Nii, siis ma pistan ta siia. Ja natukene sügavamale istutan ta, kui ta mul siin Jiffy turbatabletis kasvas. Nii. Ja üks veel. Samamoodi ma panen natukene poti põhja siia mulda. Teen sõrmedega natuke väikse vao siia. Mitte päris põhjani välja. Nii, siis võtan sellega õnneliku 3. taime ja ma täiesti usun, et 3 taime on see, mida mul on vaja. Ei tasu kunagi tervet pakki seemet külvata. Isegi kui meil on palju sõpru, kes on valmis tasuta taime ostu võtma või vahetust tegema, aga mitte kellelgi ei ole nii palju ruumi, et mida ettekasvatust ära teha. Nii murdsin ta lahti, natuke siit külje pealt ka. Panen ta siia vao sisse ja siis ülejäänud ka täidan selle sama külvimullaga. See on hästi mõnus peene teraga külvimuld. Et olen külvanud siin ka köögivilju, erinevad küll pisikesi seemneid ja suuremad seemneid ja valgusidanejaid ja kõik on ilusti käima läinud. Et minul on selline, ma ei taha nüüd ära sõnuda, aga selline suhteliselt probleemivaba hooaja algus olnud. Ma loodan, et veab lõpuni välja. Nii, tumbergiad on potistatud ja ma hakkan neid väetama selle Compo Complete väetisega, mis on selline universaalne väetis. Siin taga on juhend olemas, kuidas, mismoodi, kui palju panna. Aga sellest ühest pudelist ma saan 900 liitrit väetisevett, nii et see on mõnusalt kontsentreeritud. Ja sellest peaks mulle terveks hooajaks jätkuma. Nii, kes veel vajab kindlasti pikeerimist ja kelle kohta on pikeerimine kõige sõna on lõvilõug.
Ja lõvilõuaga on selline asi, et hirmsasti armastan erinevaid lõvilõugasid. Ja sel aastal ma ostsin endale ühe värvimiksi ja samuti selle ma tellisin Nordica meepoest, sest mujal ei olnudki sellist madalakasvulist lõvilõuga, mis oleks sellistes pastelsetes toonides. Muidu ma kasvatan valget lõvilõuga kogu aeg, see sobib minu aeg hästi. Ja lõvilõuaga on küll selline asi, kohe näitan teile, temal on hästi tolmpeened seemned, nii et see 1-grammine pakk, selles mul tegelikult jätkub, ma ei tea, 10 aastaks. Nii et see seemnepakk ilmselt jõuab ka rohevahetusse mingi aeg. Aga neid siis ka proovida hästi hõredalt külvata, et siin on mul üks külv tehtud, see on nagu enam-vähem. Ja kui need taimed oleksid nüüd siin idulehe faasis, siis me saaksime päris kindlalt rääkida pikeerimist, kus siis räägitaksegi taimedest, mis on veel idulehe faasis. Aga siin on täiesti päris lehed ja ma on natukene hiljaks jäänud oma toimetamisega, aga praegu on need veel kõik väga hästi. Alt natukene paistab valgeid juuri, aga midagi hullu ei ole, nii et täna lihtsalt ongi õige päev sellega tegeleda. Ja siin ma valmistasin ka ette selle külvi kasseti ja siin on mul ka seesama peeneteraline külvimuld sees. Sama muld, millesse ma külvasin, aga ma siis hiljem hakkan väetama, kui ma näen, et ta on juba juurdunud, siis ma hakkan seda väetama selle sama Compo universaalse väetisega. Nii, aga hakkame siis neid lõvilõugasi potistama. Pikeerimisest tavaliselt räägitakse sellest, kui need taimed on veel idulehe faasis, aga siin on ju päris lehed küljes. Nii et alati võime selle üle vaielda, kas see on see pikeerimine ja potistamine, aga mida tegema peab, on tegelikult ikkagi sama. Nii, võtan praegu selle sildi siit ära ja ma ettevaatlikult kummutan ta siit välja, et põhjast midagi hullu veel vastu ei vaata. Kui mul oleks nüüd täitsa valge juure Thompson, siis ma oleksin tiba rohkem mures, aga kuna pikeerimisel ja potistamisel tuleb niikuinii juuri kärpida, siis kõik on veel väga hästi ja täna ongi õige päev sellega tegeleda, eks ole. Näete, ja tuli välja, juured on veel ilusad valged, nii et keegi ei ole siin veel otsi andmas. Ja ma lihtsalt murran siit kamakast praegu endale ühe väikse nurga. Panen siia valge aluse peale, üks tuli nii hästi vastu lahti, tema ka. Ülema panen siia potti tagasi ja tegelen nendega ka täna päeva jooksul. Kauem, aga jah, ei tahaks neid enam siia jätta. Nii. Ja siis ma võtsin endale pulgad, ükskõik pulgad, mis teil on, või pliiats, mis aitavad siis seda õrna taime tõsta ühest kohast teise. Ja ma panen siia, siin põhjas on mul seesama külvimuld, mis on hästi ikka mõnus peene ja paras ja hea, probleemivaba. Kui te võtate taimi, siis võtke alati lehest kinni, mitte varrest. Kui te võtate varrest kinni, siis tõenäoliselt te murrate selle ära ja ta ei juurdu. Nii et tuleb kõik otsast peale alustada. Ja siis, mida kindlasti tuleb teha, on siis küünega või ükskõik millega kärpida neid juuri. See siis soodustab selle taime juurte harunemist ja juurdumist. Ja kui te muidu taimi istutate, siis te peate arvestama selle istutussügavusega, et istutatakse taimi samale sügavusel, kui nad varem kasvanud on. Aga kui me nüüd siin pikeerime ja potistame taimi, siis me paneme nad nii sügavale, kui võimalik on. Ja siis mitte ei suru näppudega kinni ega jõuga, vaid külgede pealt väikse nurga alt surume pulgaga seda mulda tema poole. Ja siin ta nüüd ongi valmis. Ja ma panen igasse kasseti auku 2 taime. See on selline optimaalne tihedus, mis ma olen järgi proovinud, et minu puhul ja minu aias toimib. Nii ja järgmine. Võtan lehest kinni, kärbin juurt ja kui on vaja, siis ma natukene pulgaga aitan kaasa, et see juur läheks ikka siia kasseti põhja ja siis pulgaga lükkan kokku. Ja mitte midagi muud keerulist siin ei olegi. Teeme ühe kasseti veel. Nähtame, kes siit järgmisena tuleb. Kui mõned katki lähevad, siis sellest pole mitte midagi, see on loomulik kadu. Ja tegelikult selliseid peenemaid taimi sageli üldsegi pikeeritakse puntide kaupa, et kellel on vähem sellist kannatlikkust. Võib rahulikult puntide kaupa teha ja siis loodus reguleerib ise selle asja ära, et milline taim on konkurentsis tugevam. Tema siis saab kasvada ja teised siis mitte. Eriti just petuuniate selliste puhul ka, kus ka need noortaimed on hästi urnud. Näiteks see tuli ilma juurteta. Loomulik kadu läheb komposterisse. Et mis ma rääkisin, ma unustasin juba ära. Aga jah, et pikeeritakse pundi kaupa. Ja sellest pole ka mitte midagi. Täiesti normaalne. Ja samamoodi siis ootan, kuni nad on juurdunud, siis ma hakkan neid väetama.
sellised suuremad seemned, nagu mul näiteks siin on need paketesed, leiulillad ja siin on kosmosed. Nendega on seda külvi parem teha juba kohe nii, et nende see külvivahe on natuke suurem, mul on siin sentimeetrine külvatud, aga need ka ma potistan täna ümber, et nad saaksid siis varem õitsema hakata, kui ma välja istutan. Ja kosmosega on alati see lugu, et ta hirmutab kõik algajad aednikud ära sellega, et tema lihtsalt kõnnib välja. Ja uskuge mind, need taimed, mis ma täna hommikul potistasin, need kosmosemad, nad kasvasid ideaalsetes tingimustes taimelambi all. Ometi on nad pikad ja nende puhul on lihtsalt see, et nad tahavad inimesi ehmatada. Aga mitte midagi ei pea kartma ja nendega on veel nii ka, et neid võib palju rohkem sügavamale istutada. Ta ei pane seda absoluutselt pahaks, ta juurdub ilusti ära ja neid võib, aga ei pea natukene ka näpistada, et nad tihedamaks muutuksid. Igatahes see on siis väike osa minu suvelillede ettekasvatusest. Ma loodan, et te saite siin julgust ja innustust juurde, kuidas nende noorte taimedega ümber käia. Toredat aiandamist!